Ahoi, kuu alles paistab, kuu kultus veel kestab, aga juba on koidik. Nagu näeme, siis kaugemal läheb taevas haredaks ja päike on kohe-kohe välja tulemas. Aga praegu on see koidiku aeg. See väga väekas aeg, kus loodus on vakka jäänud. Pole kuulda linnulaulu. Loomad, linnud, kalad, kõik on praegu vakka, sest koidiku energia on niivõrd võimas, et loodus alati sel ajal, kui koida peab vakka, lihtsalt ammutab endasse energiat. Sellest ma olen juba rääkinud. Ja just hommikul on ülioluline saada käima ennast ja sellepärast, et murda siis oma laiskuse verstaposti, saada üle sellest kammitsast, mis siis takistab oma keha sundimast tegema midagi, mis on siis tegelikult väga kasulik. Ma tean, et mind pole veel näha, et on nii hämara, kell pole veel 6, aga meie algava kursuse raames tahtsingi ma öelda, et selleks, et me saaksime terveks, edukaks ja saaksime tagasi oma eluväe, on ennekõike vaja murda oma laiskuse raamid. Ka mina tulin täna hommikul siia jooksma sellepärast, et lihtsalt tõestada endale, et ma ei ole laisk, ma suudan tõusta hommikul nii vara, kui kuu halb võim alles kestab. Kuust võib rääkida nii mõndagi, kuid pigem halba. Kuu ei ole siin nüüd süüdi, aga kuu kultus, kuu meditatsioonid, kõik kuu päästamised on kõik kurjast. Seepärast vältige kuud. Aga koidiku aeg on tõesti see aeg, kus inimene peaks olema looduses ja ammutama väge. Selleks on vaja suvel eriti ja praegu sügisel tõusta siis palju varem, kui me muidu oleme harjunud tõusma. Seega on vaja murda igapäevarütmi ja tulla välja siis sellest mugavusest. Ärgata palju varem, kui vaja on ja tegeleda siis oma kehaga. See on meie keha, meie peame seda keha tervena hoidma, peame tema üle siis võimu säilitama, kuid paraku on enamik inimesi kaotanud väe seepärast, et nad on kaotanud võimu ja kontrolli oma keha üle. Kuid kui oma keha ei kontrolli inimene, siis järelikult kontrollib seda keegi teine. Et see just niimoodi ei oleks, sellepärast kutsun teid kaasa kursusele tegelema siis sellega, mis siis on kasulik mitte kellelegi teisele, vaid just meile, meie kehale. Ja selleks, et me saaksime üldse hakata muutuma, siis kõigepealt on vaja saada lahti laiskusest, murda seniseid raame peas ja seniseid käitumismustreid ning lihtsalt hakata tegelema endaga. Seega võtame oma kehad tagasi ja hakkame siis koos minuga, koos teistega tegelema nii oma tervise, oma toitumise kui ka väe ja vaimuga. No nii, nüüd ma jooksin valgusesse, siin on valgem ja tahtsin öelda veel seda, et me ei tegele mitte ainult oma väe ja kehaga. Kuulsite, koidiku aeg on möödas, linnud on hakanud taas helistama, sest just koidiku aeg on see, kui mitte ükski lind ei tee sirinat. See päästamise aeg. Ja päästamine siis hakkab käima meil niimoodi, et me hakkame tegelikult omandama neid vanu pärimusi, neid igivanu pärimusi, mida meie vedalikud esivanemad on siis teadnud, mis vahepeal on olnud hävitatud ja seetõttu siis meile täiesti teadmata. Neid ilmub juba rohkem välja ja hakkame tegelema siis just nende meie igipõliste teadmistega,
mis toovad tagasi meile siis meie eluväe. Seega on viimane aeg veel ühineda meie kursusega ja 3,5 kuud olla siis ühes rütmis koos meiega muutuste teel, mis siis muudab ilmselt väga põhjalikult teie senist ellusuhtumist ja käitumist. Mina ka lähen nüüd koju venitama külma duši alla ja sageli ei pea küsima kehalt, kas keha tahab seda või mitte. Lihtsalt on teada, peab ja tehakse. Kui küsida kehalt hommikul, kas keha tahab minna jooksma, tahab ärgata kell 5 ülesse, siis keha ütleb, et ei taha. Kui küsida kehalt, kas keha tahab pingutada, venitada ja minna siis külma duši alla, keha ütleb, et ei taha. Ja kui küsida keha käest, kas keha tahab toituda rohelusest, sellest ülikasulikust päris toidust, siis keha ütleb, et ei taha. Miks? Sest inimkehad ei ole enam inimeste kontrolli all ja inimeste eest vastab siis mitte keha, vaid keegi, kes on keha kaaperdanud. Ja nii ongi. Seega ajame need kaaperdajad välja ja võtame oma kehad tagasi. Nagu näete, siis puud kasvavad, juured on maas ja puud on tegelikult loodusega täielikus rütmis, kooskõlas. Ja inimene, kes on siis tõmmanud lahti oma juured, eemaldunud loodusest, läinud siis linna ja püüab seal linna kivide vahel ära juurduda, on tegelikult eksiteel. Seal linnas ei ole võimalik olla terve ja eriti praegu veel, kui kõik tegelikult mängib või otseselt ründab inimtervist ehk mängib inimese vastu, siis need, kes ei järgi kõike seda, mis on praegu kahjulik ja ei hoidu sellest, on tegelikult määratud siis hävitamisele. Ei ole saladus, et inimkonda pole vaja enam põldude peale rohima, sest praegu on kõik mehhaniseeritud. Inimkonda pole vaja enam tehastesse, sest praegu on seal igal pool robotid ja inimene tegelikult on jäänud üle. Inimest lihtsalt ei ole enam vaja ja sellepärast käib massiline inimeste maakandmine argimestega. Kui kellelegi on see suureks pommuudiseks ehk siis suureks hirmu tekitajaks, siis mina ütlen, et seda oleks pidanud ammu nägema. Venemaal on ametlikel andmetel 140 miljonit inimest. See on siis nõndanimetatud rahva loenduse põhjal. Kuid üks FSB polkovnik rääkis siis varjust, tema nägu pole näha, rääkis pikalt, mis toimub Venemaal. Venemaal on tegelikult perekonnaseisuameti andmete põhjal inimesi järgi vaid 70 miljonit. Poole vähem. Miks ei räägita inimestele tõtt? Sest tegelikult varjatakse inimeste nii massilist hukkumist ehk siis ütleme maha kõngemist. Kui keegi arvab, et Eestimaal elab 1,4 miljonit, 1,3 seal vahepeal kuskil, siis ma ütlen, et see arv on julgelt üle pakutud, julgelt ära võltsitud. Ma ei ole kontrollinud, aga minu loogika ja minu vaist, minu tajud ütlevad, et eestlasi on ammu, eestimaalasi siin koos venelastega on järgi ammu alla 1 miljoni. Ma pakun, et see number on 800 000. Aga võib olla 800 000 pluss või miinus, igal juhul suursärk võiks olla seal, sest nii massilist inimeste haigestumist ja ütleme, hauda jooksmist, kukkumist või siis tormumist ei ole varem kunagi olnud. Vaadake, kui haiged on tegelikult inimesed ja lapsedki. Seepärast ma kutsun teid inimesed nüüd veel, kui aega on paar päeva, et tulge ühinege meie pööripäeval algava kehapuhastuskursusega, kus me siis puhastame põhjalikult ära kõik elundid ja ajame välja erinevad parasiidid. Me teeme erinevaid puhastusi. Me tegelikult tegeleme mitte ainult endi puhastamisega 3,5 kuud, vaid me tegeleme ka oma keha ja vaimu tugevdamise ja arendamisega. Seega enam ei ole pääsu, sest kes lihtsalt ei lähe tagasi loodusesse, ei aja juuri maha, see inimene lihtsalt ei pea enam vastu. Ja
kui keegi arvab, et on hilja, siis ma näitan teile seda mändi. See mänd siin. Sirge, ilus, tugev puu. Nende keemiapilvede taustal. Sellel männil on oma lugu ja kui tulete kursusele, siis ma räägin sellest männist. Nii et tegelikult see mänd oli määratud hukule, aga ta kasvab ja väga tugev, sirge tugev, elujõuline puu. Nii et kõik on võimalik, me oleme tegelikult ülivõimsad, meil lihtsalt on vaja hakata taipama, et me oleme loojad, meie loojalik anne on peitu pandud, meie teadmised, meie tegelikust väest on ära võetud, need on asendatud siis meile päetambitud saamatusega ja meil on püüdnud sisse juurutada siis seda, et me peame kuskilt midagi või kedagi kogu aeg paluma, kuid ma räägin teile jällegi oma loo sellest, kuidas oma käigu pealt põlesin ära ühe väga karmi haiguse. Aga see on siis kõik nendele, kes tulevad kursusele ja pühapäeval on siis pööripäev, me alustame siis meie esimest järku ja kui te olete aru saanud, et te ei taha olla nende hulgas, kes siis koos selle allakäigulistikuga kaasa veerevad nähtamatult, vaid kes liiguvad siis ülesvoolu kiiremini, kui see häving alla viib, siis olete oodatud. Kui te arvate, et see teid ei puuduta, siis head teed teile. Teie oma valik. Mina ka siis ootan neid inimesi, kes tahavad tulla kaasa meiega, meie rühmaga, sulanduda meie rühma energiasse ja sellesse rühmaväesse. Nii et võtke ühendust. Kirjutage mulle siis või helistage, kes teab. Ja alustame pühapäeval. Kui te mõne päeva hiljaks jääte, pole hullu, aga peaasi on teie tahe, et te tulete ja tegelikult saate teadmisi, kuidas ise terved olla ja kuidas hoida tervedna oma perekonda ja mis põhiline, lapsi ja ka vanemaid. Vanemad näeksid tervet vanaduspõlve. Tegelikult nad ei ole veel vanad. See iga, mis praegu on enamuse vanematel, on tegelikult alles pusikas iga ja selles eas sünnitati veel paarsada aastat tagasi lapsi. Nägemist. Seega kohtume ja ilusat päeva teile ja palju väge. Päikesevalgust ja valguse väge.